Nii, räägime persoonadest. Mis on persona? Sa võid teha isiksuse teste, tuua paralleele isiksuse testidega. On erinevaid tripodi teste, on diskiteste näiteks, mida meie oleme oma kollektiivis kasutanud. Aga laias laastus on persona see, kui sa turundusle aspektist mõtled, et kellele mõeldes peaksid oma sisu tootma ja värbamiskontekstis, et kellele sa peaksid oma töökuulutuse sisu looma või siis tavalist sellist tööandja brändingu sisu, värbamisturunduse sisu, aga eelkõige just keskendudes siis töökuulutusele. Ja vaatame nüüd lähemalt 4 erinevat persoonat, kellele siis võiksid mõelda. See on siis selline minu algatus, minu kogemus, mis mina olen näinud turul. Ma olen seda sellel teemal teinud hommikukohvi üritusi ja tegelikult HR inimesed ja tööandjad laias laastus nõustuvad minuga. Mida nad küll ütlevad on see ja mis ka tegelikult isiksuse testid tegelikult ütlevad on see, et üks inimene ei ole kunagi 100% üks inimtüüp või persona, et inimene oma eluetapis muutub aeg-ajalt, tema ootused ja eeldused võivad muutuda ja samal ajal tegelikult ta võib olla näiteks miks ühest või teisest siis komponendist, mida sa siin ekraanil hetkel näed. Ja laias laastus võikski öelda, et meil on 4 tüüpi, meil on karjääripüüdjad, meil on vabaduse nautijad, meil on rahakogujad ja meil on sotsiaalsed hoolijad. Ja vaatame nüüd igat seda nii-öelda inimtüüpi persoonat lähemalt ja üritame siis aru saada, et mis neid kõnetab ja millele mõelda, kui sa nendele persoonadele sisu toodad. Alustame siis karjääripüüdjaga. Karjääripüüdja, ta vaatab kindlasti seda, et kui suur on karjäärivõimalus antud töökohal. Tema suurim soov on leida endale töö, kus ta saaks kasvada, kus ta saaks areneda ja kus ta saaks päriselt karjääri teha. Ja need inimesed on need, kes nagu tunnevad enda karjääri üle päriselt uhkust ja nad jagavad seda kõigiga. Nende jaoks võib-olla ettevõttes suurus ei ole kõige olulisem, sest et nad näevad seda, et nad jõuavad oma karjääris kuskile nii kui nii. Nende jaoks on lihtsalt oluline see, et sa suudaksid neile pakkuda karjäärivõimalusi. Et võib-olla liiga suures ettevõttes on või liiga väikeses ettevõttes vastupidi isegi on see, et tõesti, kui ta ei näe, et seal oleks üldse võimalik kasvada oma karjääri mõttes, kas siis ametipositsioonidel või siis üldse mingid kasvupotentsiaali, et kui sul on liiga nagu selline väikese potentsiaaliga ettevõte, siis see inimene ei pruugi sinu ettevõtet tõsiselt võtta, sellepärast et tema tahaks ikkagi nagu suuremat kasvu. Välja arvatud juhul, kui ta näeb, et see sama konkreetne ettevõte, kus ta tööle hakkab nüüd, pakub talle mingisugust hüppelauda tuleviku jaoks, mis siis tulevikus, kas siis on hea mainega ettevõte, mida ta saab kasutada enda karjääri kasvuks. Ja siin tegelikult tulebki mängu see maine, et need karjääripüüdjad, nad tahavad näha, et ettevõte on tugeva brändiga ja ettevõte hoolitseb enda brändi eest. Ja kui sina tegelikult oma tööandja brändi eest väga palju hoolt ei kanna, ei tooda mingit sisu kuskile, siis karjääripüüdjate jaoks oled sa põhimõtteliselt ei keegi, sest et nad ei näe, et sinu maine aitaks neil tulevikus karjääri redelil paremaid ja suuremaid, kõrgemaid samme teha. Ja mida ta siis tööpakkumistest otsib, ongi see, et ta otsib sellist saavutuse võimalust, ta tahab ennast nagu realiseerida, saavutada midagi, ta seab väga ambitsioonikaid eesmärke ise endale, aga ta tahab näha ka, et ettevõte on valmis ambitsioonikaid eesmärke seadma. Näiteks, kui sa töökuulutusest tood välja, et sinu ambitsioon on jõuda 3 aastaga Baltikumi suurimaks e-kaubanduse mingisuguseks ettevõtteks, siis, või fintechi ettevõtteks, siis see on see, mida ta tahab näha. Ja ta tahab päriselt, et sa nagu selgitaksid talle ja näitaksid talle, et kuidas see plaan siis sinna jõuda on ja et mis on nagu need praegused sammud, mis te olete teinud, et selles suunas liikuda. Karjääripüüdja tahab väga tihti näha mingit sellist juhtivat rolli, mida sa pakud talle või siis vähemalt selle rolli juures mingisugust juhtivat aspekti, et siis iga inimene kas siis oma aega saaks ise juhtida või ta saaks oma neid tööülesandeid ise juhtida, aga sa pead nagu kuidagi sõnastama neid asju nii, et ilmselgelt sa ei tohi talle valet pilti maalida sellest, et ta juhib kõiki ja kõike, aga sa peaksid kuidagi nagu suutma selle juhi rolli või selle enese juhi rolli sinna sisse pookida või pookima, sellepärast, et
ta ei taha ilmtingimata juhtida inimesi, aga ta tahab just tunda, et ohjad on tema käes. Ja muidugi ta tahab seda karjäärivõimalust, nagu ma ütlesin, väiksematel ettevõtetel võib-olla natuke raskem talle pakkuda seda, mida ta tahab, aga näiteks miks mitte startupidel, kui nad suudavad ära näidata, et nad päriselt on startup, kes ei põle, vaid on väga suure potentsiaaliga, siis see karjääripüüdja on kindlasti huvitatud. Ja mis hirmutab karjääripüüdjat, millised sõnumid teda eemale peletavad, on see, kui sa ongi alustav ettevõte, see on see maine küsimus võib-olla, kasvu ta võib-olla näeb, aga ta ei usalda seda kasvu või ta ei usu sellesse kasvu veel, ehk siis sinu ülesanne on võib-olla siis neid hirme maandada, ehk siis läbi selle sa peaksid tootma sisu kuskil kanalites, mis nagu näitaks, et ma ei tea, mis rahastust te olete saanud või et kui kiiresti te kasvanud olete äkki näiteks ka sellitoppi jõudnud Äripäevas, tooge see märgisena välja või rääkige sellest, et iga inimene võib-olla ei pruugi leida teie ettevõtet guugeldades kohe Äripäevaga sellitoppi üles, kuigi te seal olete olnud, olete aastast aastasse näiteks, ma ei tea, 50% kasvanud, 100% kasvanud, mis iganes. Väike käive võib teda hirmutada ja väike käive lihtsalt sellepärast samamoodi, et kui väike ettevõte, siis lihtsalt karjääripüüdjatel on väga suured ambitsioonid ka nagu palga ja sissetuleku ja lisahüvede osas. Ja selles osas sa peaksid tegelikult võib-olla näitama seda, et kui tema panus on piisav, et mis see boonussüsteem seal taga on, et ta siis väiksest käibest mööda vaataks ja näeks nagu võimalust oma karjääri tehes siis saavutada paremaid tulemusi. Aegunud ärimudel võib seda inimest hirmutada, mingisugused näiteks hea näide on trükikojad, karjääripüüdjaid täna trükikotta tööle saada võib olla väga raske, sellepärast et trükil ei nähta nii suurt tulevikku, räägitakse trükikodade väljasuremisest, eks ole. Et see on lihtsalt üks näide sellest, kuidas trükikoda, see ei tähenda, et ta ei saa neid, aga trükikoda peab oma aegunud ärimudeli tõttu väga hästi näitama seda, et mis on nende plaanid tulevikus, et seda aegunud ärimudeli nagu seda sellist nagu väljavaadet muuta või sealt välja murda ennast. Ja väike võimalus ettevõtte siseseks kasvuks hirmutab kindlasti, ehk näiteks kui sul on hästi selline flat või selline horisontaalne nagu ettevõte, kus võib-olla sul ongi tegevjuht ja siis seal all on keskastme juhid ja siis juba tulevad tavalised spetsialistid näiteks, et siis on nagu väga raske on näidata sellele inimesele, et sul on üldse kuskile võimalik jõuda. Välja arvatud juhul, kui näiteks on hea mainega ettevõte ja sa saad kasutada seda keskastme juhi nagu kogemust tippjuhiks või järgmise siis astmejuhtideks siis kasvamiseks. Ja see küsimus, mida see karjääripüüdja sinult küsib ettevõtjana, kuidas te täpsemalt toimite ja sellele küsimusele sa pead suutma ikkagi nagu vastata, ehk siis, et selle karjääri arengu suunas, et kuidas te täpsemalt toimite, et tagada mulle kui karjääripüüdjale see karjääri kasv. Järgmine, vabaduse nautija. Tänapäeval meil vabaduse nautijaid on väga palju, et COVID ajast on seda nagu kindlasti kultiveerinud. Ja mida see vabaduse nautija tahab, on vabaduse olemasolu. See ei pea ilmtingimata olema see nagu pildi peal visualiseeritud palmide alt töötamise vabadus, aga see võib olla ka vabadus otsustada, vabadus käia, teha, olla ja nii edasi. Ehk siis see inimene, ta ei taha tunda mingisuguseid liigseid piire ja kui sa räägid oma töökuulutustes või sisus nagu liigselt sellisest nagu konservatiivses keeles sellest, kuidas te kõike kontrollite ja tahate detailse täpsusega teha, siis need vabaduse nautijad võivad olla hirmunud ja kohkunud ja nad ei pruugi sulle kandideerida, kuigi tegelikult neil võib olla väga hea match selle sinu rolliga. Vabaduse nautijad on tihti reisihuviline, ta tahab nagu, et puhkuse võimalus oleks olemas näiteks, et ta ei peaks mõtlema selle peale, et kas ta saab puhkust või ta ei saa. Ja emotsioonid samamoodi, et vabaduse nautija on pigem emotsionaalne kandideerija ja ta tahab näha töökuulutuses või sinu sisus natuke sellist nagu emotsiooni ja powerit, mitte ainult detaile ja fakte. Ja mida ta tulebki otsima on tööaja vabadust, töökoha vabadust, otsustusvõimalust ja töö ja iseenda tasakaalu. Eks võib-olla see kõige suurem rõhk ongi see töö ja iseenda tasakaalul, et sa ei kontrolliks teda liiga palju,
isegi kui see kontrollmehhanism on su ettevõttes olemas, siis mida ma tahan sellega öelda on see, et sa üritaksid seda töökuulutuses ja sisus pehmendada, sest vastasel juhul vabaduse nautijaid on raske püüda ja see vabaduse nautija ei tähenda seda, et see inimene ei ole detailne inimene või faktipõhine inimene. Ta võib olla ka faktipõhine, aga lihtsalt tema suurim kirg on see vabadus ja tema suurim soov on omada seda vabadust. Ja mis teda hirmutab, millised sõnumid teda eemale peletavad, näiteks väga tihti ma näen töökuulutuses sellist lauset nagu, et meil on tööd nii palju, et seda ei jaksa keegi ära teha. Ja see võib olla see koht, kus see inimene vabaduse nautija näeb, et ta ei saa üldse puhata. Ta tunneb, et teda on kuidagi nagu piiridesse, kastidesse surutud ja tema tööstressi tase ilmselt on väga kõrge, mida ta kindlasti ei tahaks saada. Ja piiratud vabadus näiteks võib olla see, kui et oletame, kui sa tood välja mingisuguseid kodukontori aspekte, mis võib olla liiga varakult presenteeritud, näiteks, et jah, sa pead rääkima sellest, et kui palju kodukontorit ja kui vähe kodukontorit, aga sa ei pea minema detailidesse alati selles osas, et millistel tingimustel ja kui palju kodukontorit võib teha, võib-olla siis nagu et rääkida sellest rohkem, et see vabadus on olemas ja kui sa teed oma tööd hästi, siis seda ei kontrollita liiga palju võib-olla. Ja kontroll aruandlus ka, et tihti räägitakse sellest, kui palju sa pead aru andma ja raporteerima ja tõestama ennast ettevõttes, aga see vabaduse nautijaid tegelikult võib eemale peletada, et väga vähesed ettevõtted, kes sellist töökuulutust presenteerivad või üldse sisu päriselt on nii karmid, kui nad seal töökuulutuses ennast näitavad ja see on võib-olla pigem siis tasub nagu grammikene allapoole võtta seda, mitte ülespoole kruttida seda sõnastust. Ehk siis kõik on nagu laias laastus sõnastuse küsimus. Ma tean, et see on väga raske, see ei olegi kerge, aga lihtsalt sellele mõeldes sa sõnastad oma kuulutusi ja sisu nagu palju, palju paremini. Ja mida vabaduse nautija tuleb sinult küsima, miks ma peaksin valima just selle pakkumise, kui mul on paralleelselt kõrval pakkumine, mis võib-olla pakub mulle rohkem vabadust. Ja nii, rahakoguja. Rahakoguja on siis see inimene, kes, sa ilmselt tead seda kolleegi, tema põhiline sõnum on see, et ta tahab koguda palju raha ja teda isegi hüved nii palju ei huvita, sellepärast et nende hüvede eest või nii-öelda, et kui ta saaks vähem hüve ja rohkem raha, ta saab ise endale neid hüve pakkuda või mingisuguseid olulisi asju enda jaoks siis osta või mis iganes. Ja nüüd ongi see, et see ei tähenda seda, et see rahakoguja on alati müügiinimene. See võib olla ka näiteks finantsinimene, see võib olla inimene ükskõik millisest osakonnast. Seda inimest lihtsalt iseloomustab see, et ta käib tööl raha pärast. Ta ei võta võib-olla osa aktiivselt sinu organisatsioonikultuuri arendamise tegevustest. Ta käib võib-olla vähem mingisugustel ühisüritustel, koosolekutel võtab vähem sõna, ta juba nagu tahab pingsasti tagasi oma kohale istuda, et tööd tegema hakata, et raha teenida, boonust välja teenida, paremaid tulemusi teha. Ja mida ta tuleb tööpakkumist otsima on kõrget baaspalka, et sellised inimesed tahavad kindlasti avalikku palka näha, nad tahavad näha, et kas minu aeg on üldse seda väärt, et sinu töökuulutusele kandideerida. Ta tahab näha kindlasti, et sa selgitaksid välja või räägiksid oma boonustest ja boonussüsteemidest ja mitte lihtsalt, et meil on boonussüsteem, et on võimalik teenida lisaraha, vaid ta tahaks natuke detailsemalt teada, et mida teenida, kui palju teenida, mis tingimustel teenida. Hea hüvede pakett kindlasti toob mingisuguseid plusspunkte. Aga nagu ma ütlesin, see inimene pigem otsib raha, et kui sa paar hüve konkreetselt välja tood, siis sellest piisab, et ta saaks aru, kas ta sobib sinna ettevõttesse või mitte. Ja ta tahab võimu ja vabadust saada, sest et see inimene usub sellesse, et ta suudab teenida ükskõik millisel ametikohal palju, kui sa võimaldad tal seda teha. Ja mis selliseid inimesi nagu eemale peletab või hirmutab on see, kui sa räägid keskmisest palgast või mingisugusest turu sellisest konkureerivast palgast ja sa ei räägi avalikult sellest, vaid sa lihtsalt ütled, et see on konkureeriv, see on nende inimeste jaoks pigem nagu eemale tõukav, sest et nad tahavad leida endale selliseid tööandjaid, kes võimaldaksid neil teenida rohkem kui keskmine.
mingisugune kõikuv ärimudel võib neid eemale põletada. Ja kõikuv ärimudel mitte selles suhtes, et siis nagu äri ei oleks stabiilne, vaid võib-olla lihtsalt nagu kui ta näeb seal mingit potentsiaali, et erinevad siis hooajalisust või mingisugust sellist sessoonsust näeb, et siis ta võib-olla kardab, et mingitel perioodidel ta teenib liiga vähe, et see inimene võib olla väga nagu valmis tulema sulle tööle näiteks pooleks aastaks, aga see pool aastat, kus sa ei suuda talle pakkuda seda raha teenimise võimalust, siis ta soovib üldse ära minna. Ja mida ma tahan jällegi rõhutada on see, et ta seda kardab, ei tähenda seda, et sa ei saaks talle tööd pakkuda. See tähendab lihtsalt seda, et sa pead enda töökuulutusi või sisu luues mõtlema juba selle peale, et see on selle inimese hirm ja kuidas siis teha sellest nagu hirmust ma ei tea, tugevus või et kuidas siis muuta see hirm selliselt nagu pöörata ümber või seda hirmu maandada. Ja seda on võimalik teha erinevate sõnastusnippidega, copywriting uga nii-öelda, kui võib öelda, või siis mingisuguste täiendavate sisuturundusartiklitega, näiteks, et töökuulutuses ta näeb ühte asja, ta läheb su karjäärilehele ja seal karjäärilehel on täpselt see nagu kirjeldav artikkel olemas mingi asja kohta, mida see inimene nagu otsib. Ja nagu ma ütlesin, ta ei taha näha varjatud palka, see on tema jaoks raha on oluline, kuigi tegelikult ainult 20% töökuulutustest täna on avaliku palgaga, mis on häbiväärselt vähe ja võiks tegelikult rohkem oma palka kuvada. Ja siis piiravad tegevused, et kui sa räägid näiteks oma töökuulutuses väga palju sellest, kui palju ma pean panustama brainstormidesse, kui palju ma pean panustama ühisüritustesse, siis tema hakkab vaatama, et aga millal ma seal tööd teen, siis et kas ma saan nagu valida, mis asjadest ma osa võtan või nagu see on selline kirjutamata seadus, et see on kohustus, et kõik peavad sealt osa võtma ja et kui sa hakkad nagu liigselt survestama neid inimesi, et nad teeksid ja võtaksid osa nendest ühisüritustest, hoolimata sellest, et nad ei taha seal olla, siis nad tegelikult tunnevad sellist tunnet, see on nagu peale sunnitud ja see takistab mul raha teenimist. Ja minu küsimus ongi see, et mis teeb selle pakkumise parimaks, ehk siis kuidas siis see võimaldab minul parimal võimalikul viisil ja kõige rohkem raha teenida. Ja viimane persona on siis sotsiaalne hoolija. Kui sa vaatad täna tööturul ringi, siis selline ESG, corporate social responsibility, üldse erinevad sellised sotsiaalsed aspektid on väga olulised ja need inimesed otsivad seda sinu ettevõttest ja sul võib olla näiteks inimene rahakoguja, kellel on sotsiaalse hooli ja mingisugused aspektid ja ootused ettevõtte suunas. Ta mõtleb jätkusuutlikkuse peale ja mitte ainult nagu keskkonna mõttes, vaid ta mõtleb ka ettevõtte jätkusuutlikkuse peale, inimeste vaimse tervise, füüsilise tervise peale, inimeste peale, ehk siis ettevõttes sees ja ta mõtleb enda pere peale. Mida ta tööpakkumistest otsib, on töö ja iseenda tasakaalu, pere tasakaalu. Ta sarnaneb natuke võib-olla vabaduse nautijale, aga vabaduse nautija ilmtingimata ei otsi seda jätkusuutlikkust, vaid pigem ta mõtleb nagu iseenda vabaduse peale versus jätkusuutlik või see sotsiaalne hoolija mõtleb nagu jätkusuutlikkuse peale nagu ka teiste ja ühiskonna aspektis. Ja ta otsib mingit tiimitunnet, et tema jaoks on ülioluline, et tiim toimiks, dünaamika oleks hea ja kõik oleksid sõbralikud oma vahel. See sotsiaalne vastutustunne on sellel inimesel väga kõrge. Ta tahab näha, mida ettevõte teeb inimeste siis kas füüsilise vaimse tervise jaoks, kuidas ettevõte panustab tagasi ühiskonda, mis iganes. Ja mis teda hirmutab, on tihti see, kui inimesi koheldakse ebavõrdselt näiteks, ühistunde puudumine, et kui inimestel ei ole sellist ühtsustunnet, tiimitunnet, töö ja eraelu tasakaalu puudumine samamoodi, et sa peaksid pehmendama neid erinevaid, et ilmselgelt tööd on vaja teha, tööd võib olla palju, aga töökuulutuses sa ei pea ütlema välja sellist asja, et kui sa nüüd meie ettevõttesse tuled, siis ilmselt sul eraelu jaoks aega ei ole. Ja kindlasti ka eetilised dilemmad, et kui su ettevõte tegeleb mingisuguse sektoriga, kus võib-olla võivad tekkida eetilised dilemmad, toome näite finantsteenused, kiirlaenud või mingid osamaksetega fintech kompanid, fintech ettevõtted pakuvad praegu näiteks maksa 3, maksa 2 lahendusi, et kui sa otsid endale näiteks sinna inimest, müügiinimest, turundusinimest, võib-olla kliendi tuge, siis see inimene nagu ta
tal võib tekkida dilemma, et kuule, aga ma praegu ju tegelikult nagu seeläbi annan laenu ettevõttele, või inimesele, kes võib-olla ei suuda ise maksta mingil põhjusel oma teleka eest, aga minu ülesanne on talle seda teenust müüa. Ja nüüd sinu ülesanne ettevõttena on näidata seda, et kuidas see eetiline dilemma selle inimese või selle tööotsija kandidaadi peas ei ole tegelikult õigustatud, sest et see 3 osamakse maksmine võib olla ju täiesti 0 intressiga makse, mis põhimõtteliselt võib-olla tähendab seda, et lihtsalt inimene ühes kuus maksab vähem ja tunneb vähem rahastressi tänu sellele, et ta on selle makse teinud 3 osamakses või mis iganes. See on lihtsalt üks näide sellest, kuidas sa peaksid mingisuguse sõnastusega, kas siis oma sisutootes või töökuulutust luues proovima natukene siis pehmendada seda kogu protsessi ja seda hirmu siis maandama. Ja mida see inimene sinu käest küsib, on see, et mida te nagu päriselt teete. Et te võite mulle öelda palju asju, aga ma tahaksin näha ka seda, mida te ütlete. Ehk siis, et see inimene on see, kes läheb ilmselt teie karjäärilehele, sotsiaalmeedia platvormile, teie inimesi otsima LinkedIni, sest et tema tahab näha, et mida te päriselt teete ja paneb töökuulutusi sinna kõrvale ja vaatab, kas kõik see, mida te talle ütlesite, vastab tõele. Ja loodetavasti see nii-öelda persoonade sektsioon andis sulle hea ülevaate sellest, milliseid inimesi sa võiksid püüda ja millal üldse mõelda, kui sa hakkad sisu tootma või töökuulutusi looma. Ja nagu ma ütlesin, siis kõik need 4 inimtüüpi või persoonad võivad olla ka kombineeritud, et see ei ole kunagi nii, et üks inimene on 100% üks või teine. Ja teine asi, mis sa võiksid meeles pidada, on see, et see ei tähenda seda, et sa ei saaks neid inimesi püüda, sa isegi peaksid kõiki neid sihtgruppe püüdma, sest muidu sa vähendad enda potentsiaalsete kandidaatide arvu, aga sa peaksid mõtlema sisu luues, oma asju sõnastades selle peale, kuidas neid hirme võimalikult hästi maandada.